Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Kuigi terve selle nädala on pidevalt räägitud võimalikust relvarahust Ukraina ja Venemaa vahel, siis tegelikkus on see, et mingit rahu ei ole ja tundub, et mõlemad pooled valmistuvad 9. mai paraadiks. Meil on stuudios julgeolekuekspert Rainer Saks. Tere päevast! Tere päevast! No selle rahuga oli nüüd nii, et alguses pakkus Ukraina ühed kuupäevad ja siis Venemaa teised kuupäevad, mis peaksid küll algama homme, aga vaevalt seda rahu ilmselt tuleb. Nojah, kui täpne olla, siis Venemaa pakkus kõigepealt 8.9. ja siis Ukraina ütles, et teeme siis 6. maist, aga selle Venemaa pakkumise muudab ju veel eriti omapäraseks või eripäraseks see, et Venemaa ei käinud seda välja lihtsalt niisama, vaid siis korraldati telefonikõne president Putin, president Trumpile ja siis nagu üritati välja mängida nagu seda meediasse justkui oleks nagu see mingi president Trumpi ja Venemaa vaheline nagu kokkulepe, mis küll käima ei läinud niimoodi, sest tõenäoliselt president Trump ei saanud ise ka aru, et mida see Venemaa president seal sellest vaherahust patrab. Aga kokkuvõttes me näeme nüüd nagu seda, kus siis Venemaa üritab nagu peale suruda siis paraadi ajaks oma agendat ja sellele nüüd on eelnenud umbes ütleme laialdastus 6 aega kestnud Ukraina surve siis ka igasugust infooperatsioonidega ja mis on nüüd kõige tähtsam on see, et seda infooperatsioone, mis on tehtud siis selle võimalike rünnakute kohta paraadi ajal Moskvas, on siis toetanud nagu pidevad Ukraina droonirünnakud Venemaal ja ma ei mäleta varasemast sellist perioodi, ma nüüd ei suutnud küll kokku lugeda, millal see täpselt algas nüüd niimoodi, aga ei ole olnud ühtegi päeva ütleme niimoodi, et ei ole ükski päev jäänud vahele vähemalt viimase 6 või 1,5 kuu jooksul, kus siis Ukraina droonid ei oleks rünnanud mingit suuremat objekti Venemaal ja ka tabanud. Et droonihäired on ka varem olnud, aga niimoodi üsna sagedasti ja on olnud ka tabamusi ja rünnakuid, aga niimoodi, et nüüd iga päev järjest pikka aja vältel Ukraina droonid siis tabavad mingisugust suurt sihtmärki Venemaal ja põhjustavad nagu tõsiseid kahjusid. Et seda pole varem olnud. Kas siin võiks olla ekstra nagu ukrainlaste tähelepanu juhtimine ka just nimelt Moskvale, sellepärast, et Moskva lähedased piirkonnad ja ka Moskva on ju sihtimise all olnud? No Moskva rünnakud algasid juba tegelikult, kui me jälle nüüd peame olema nagu väga täpsed ja konkreetsed, et esimesed droonirünnakud Moskva piirkonnas toimusid juba 2023. aastal. Ja siis olid niisugused väiksed kergdroonid ja väga suurt kahju nad ei tekitanud, kuigi oli ka perioode, kus olid need droonirünnakud seal peaaegu iganädalased, õhuhäire oli pidev, eks ja nüüd ka hiljem seal 2024 ja 2025 on olnud selliseid droonirünnakute puhanguid, aga nad ei ole põhjustanud nagu suuremat kahju välja arvatud see, et siis on olnud õhuhäire ja lennujaamad on olnud suletud tihtipeale. Moskva 3 suurt lennujaama või 4 suurt lennujaama on siis olnud tihtipeale suletud nende droonirünnakute ajal. Aga nüüd on need rünnakud märksa tõsisemad selles plaanis just, et Ukraina on õppinud lennutama suurema kandevõimega droone ja kombineerima neid taktikaid niimoodi, et need lõhkelaengud jõuavad siis ka kohale. Moskva ümbrus on jäänud veel erandlikuks selles plaanis, et Moskva ümbruse õhukaitset on kogu aeg tugevdatud Venemaal, mis on tulnud teiste regioonide arvelt küll ja selle tõttu Ukraina nagu siiamaale nagu selliseid nagu suuri võrreldavaid rünnakuid, nagu ütleme, me oleme näinud siin Volga-äärsetes suurtes nafta rafineerimistehastes või siis ka sõjatehastele seal Volga-Uraalide vahel, et selliseid ei ole praegu Moskva piirkonnas korraldatud või ka nii, nagu me oleme siin oma piiri ääres näinud, et Ust-Luga sadamas ja Primorski sadamas ja Vysotski sadamas. Et nüüd Ukraina seda pinget kruvibki nagu just sedasi, et need rünnakud on tulnud järjest nagu Moskvale lähemale ja ka Moskva piirkonnas on, ütleme seal ka üksikud droonid on jõudnud juba siis kesklinna lähedusse, aga ma ikkagi väidan, et Ukraina ei ole veel nagu sellist suurt massilist droonirünnakut Moskva piirkonnas isegi üritanud korraldada, et see kõik on niisugune eeltöö, mis toimub. Aga Kreml siiski kardab seda, sest et siin oli just väga huvitav Vene välisministeeriumi avaldus, kus ta kutsus kõiki diplomaate lahkuma Kiievist, sest kui ukrainlased peaksid ründama Moskvat, siis lubab Venemaa väga suurt rünnakut Kiievile. Võib seal ikka sellist hirmu või muretsemist tõlgendada?
no tegelikult ikkagi me näeme seda, et kogu Venemaa presidendi tegevus, ka nüüd nagu see kontakt USA presidendiga ja siis need info- ja mõjutustegevused, mis sellele on järgnenud, ikkagi viitavad sellele, et Venemaa president üritab tagada seda, et 9. mai paraad Moskvas toimuks. Et seda paraadi nii-öelda osalevate vägede hulka on vähendatud, see on tingitud kahest asjaolust. Et üks on kindlasti see, et droonid on probleemiks ja ütleme niimoodi, et no droonid võivad rünnata seda tehnikat, see jääb nagu väga pikaks ajaks telekaamerasse. Aga mis on teine ja tõsisem probleem tegelikult minu hinnangul Vene armeele on see, et kuigi paraadile on nagu olemas nagu selline spetsiaalne tehnika, mis on nagu üle värvitud, seal läikima löödud, enamasti on ka erandid, on ka niisugused, mida tuuakse kuskilt lahingväeosadest varasemalt. Aga tundub, et seda tehnikat praegu näidata ei taheta mingil põhjusel. Esiteks seda tõenäoliselt napib, see on üks asi. Teiseks nagu Vene sõdurid ju teavad, kes rindel võitlevad, et sõjatehnikat praegu ei kasutata. Ja kui nad siis näevad, et paraadil näidatakse nagu sellist hulkas jälle soomusautot, tankid, igasugused suurtükid, muud sõjatehnika seadmed, mis seal ringi sõidavad, tavaliselt õhukaitsevahendid, see võib neist tekitada väga niisuguse ebameeldiva vihapurske. Ja see on ohtlik kohati, et nad võivad muutuda frustreerunuks ja ma arvan, et siin on nagu see kalkulatsioon nagu Venemaa juhtide vaates isegi olulisem. No võib arvata, et õhukaitsele Moskvas pannakse 9. mail eriti suurt tähelepanu. Missugune on Venemaa võimalus seda veel tugevdada? Noh, võimalus on ka rindepiirkonnast õhukaitse ära tuua, aga ma arvan, et ütleme, nii kaugele see asi ei lähe, et seda nüüd nagu veel nii massiliselt peaks tugevdatama, sest tegelikult ma arvan ka seda, et Ukraina 9. mai paraadi ajal tõenäoliselt seda Moskva linna tõsiselt ei ründa. Seal on ka suured riskid, et see võib häälestada Venemaa kodanikud väga tõsiselt Ukraina vastu. Just nimelt võib tekitada niisugused emotsioonipuhanguid ja üldiselt Ukraina ei ole varem ka paraadide ajal, ei ole neid rünnakuid läbi viinud. On enne seda olnud, on olnud hiljem. Ja kui me vaatame, siis mingites Venemaa regioonides neid paraade ei peeta enam ammu. Krimmis ei ole neid üldse peetud enam alates vist 2023. aasta maist, 22. aastal mais vist veel olid, ma võin eksida, aga Lõuna-Venemaal ja Ukraina piiriäärsetes alades paraade ei peeta ammu enam. Põhjus ongi selles, et ei taheta võtta seda riski, et telepilti jääks need Ukraina droonirünnakud, mis on tegelikult nagu Venemaa jaoks nagu niisugune väga ebameeldiv moment, aga tegelikult ma arvan Ukraina jaoks ka, ega see paraadi ajal rahvarohkete nagu kohtade ründamine ei ole nagu selline imidž, mida nad kindla peale endale tahaksid. Nii et me võime siiski eeldada, et paraad, kui see toimub Moskvas Punasel väljakul ja see tõenäoliselt toimub, et siis seal telekaamerate pilti jääb ikkagi ka Venemaa president, et ta on seal kohal. No ta ei saa teistmoodi. Ja mis on nagu tähtis on see, et ega nende jaoks ei ole isegi see konkreetne rünnaku fakt ebameeldiv, vaid ka see, et kui õhuhäire samal ajal on, ka see on juba tegelikult nagu piisavalt häiriv. Nii et kuidas nüüd Venemaa nagu nüüd viimase paari päeva jooksul ja Ukraina selle olukorra lahendab, ega väga raske on seda ette ennustada. Tegelikult on neil otsekontakt on ka olemas, on võimalik teha mingisuguseid niisuguseid kokkuleppeid, mis nagu avalikkusele kohe silma ei torka. Tundus, et täna öösel oli nagu Vene rünnakute arv järsult langes. Oli alla 100 drooni vist, mis läks nagu Ukraina poole teele, sest ma räägin täna öösel. Eile päeval oli veel mõned niisugused päris suured rünnakud. Aga ka Ukraina puhul nagu tundus, et täna öösel on see intensiivsus madal, aga nüüd on alles praegu hakkasid ilmuma teated, et siiski ikkagi seal Loode-Venemaal Permis on olnud väga suur rünnak, aga kui ta on nii kaugel, siis droonid jõudsid sinna kohale alles siin nagu mõned tunnid tagasi või niimoodi see rünnak algas kuskil nagu tund-poolteist tagasi. Et ta võib-olla isegi alles kestab, sest seal on nagu nende tulekahjude arv, mis on seal puhkenud, on siin viimase paarikümne minuti jooksul tõusnud 1 pealt 4 peale. Nii et Ukraina ikkagi tundub, et on praegu nende rünnakutega jätkanud. No me peame tähelepanu pöörama ka sellele, et sedapuhku oli drooni intsident Lätis, et lätlased said ühes piirkonnas
hoiatuse ilmselt siis öösel, et droonid on õhus ja praegu hommikul on teada, et paar drooni on seal ka alla kukkunud. Ja Ida-Lätis Reesekene juures, mis on niisugune Läti katoliku kiriku residents seal Läti idapoolses osas. Aga praeguse info kohaselt jah, on siis üks droon on kukkunud siis tühjalt seisva siis kütusehoidla territooriumile ja teine kuskile metsa, nagu ma aru saan, aga Läti ametivõimud ei ole nagu siiamaale seda teadet kommenteerinud, et kui need esimesed teated ilmusid, siis tõesti tundus, et Ukraina droonirünnakuid täna öösel ei olnud, et ei oska nagu seletada, mis seal täpselt juhtus. Aga nüüd, kui on ikkagi tuleb järjest teated, et öösel on ikkagi ka Ukraina droonirünnakud olnud Venemaa sinna põhjapiirkonda ja no siis on võimalik, et see on jälle mingi taoline intsident, kus siis nagu Vene õhukaitse ei saanud aru, mis toimub. Aga ootaks võib-olla selle Läti võimude kommentaari ära, et kuidas nad ise seda olukorda hindavad ja mis see oli. Et praegu nagu seda infot ei ole nagu, mille põhjal võiks nagu seda kaasust nagu kuidagi nagu iseloomustada ja hinnata, aga häiriv on ta igal juhul selles mõttes, et see näitab, et nende intsidentide arv on pigem kasvav kui kahaneb. Mis rindel toimub? No rindel on selline omapärane olukord, kus toimunud on nagu kaks suurt muutust suures pildis. Üks on see, et Ukraina droonid on hakanud ründama järjest sügavamale Vene tagalasse. Ja teine, mida võiks öelda, niisugune suurem muutus on see, et Vene armee ei ole suutnud oma seda kaua reklaamitud, ütleks ma niimoodi teatav irooniaga, kevadist pealetungi käivitada. Ja tõepoolest, et nüüd see Vene armee rünnakute aktiivsus on püsinud jätkuvalt nagu sellisel madalal tasemel. On olnud üksikuid päevi, kus see aktiivsus tõuseb seal 1-2 või 3 päevaks niimoodi kõrgemale tasemele ja siis vaibub uuesti. Ja see on nüüd püsinud alates tegelikult detsembri lõpust saadik umbes enam-vähem samamoodi. Ja ma ütleks niimoodi, et minu hinnangul selle olukorra põhjuseks on ikkagi need Ukraina droonirünnakud sinna sügavamale Vene armee tagalasse, mis algasid umbes samal ajal, kui see rünnakut aktiivsus jäi niimoodi madalaks võrdlemisi. See ei tähenda, et lahingud üldse ei ole, lahingud toimuvad ja mõnedes kohtades on nad väga ägedad, aga selleni võib kohe jõuame. Aga niimoodi suures pildis näib, et Ukraina armee on suutnud hakata takistama siis Vene armee logistikat ja Vene väejuhatus ei suuda niisuguseid suuremaid reserve siis koondada pealetungiks, et see võiks olla nagu selline natuke oletus, mida ma julgen praegu välja käia. Kuidas on praegusel ajahetkel selle lääne abiga, just relvastuse laskemoona abiga, sest me ju teame, et isegi seda laskemoona, mida lääneriigid ostavad USA-st, et Ukrainale anda, et seda enam USA nii palju ei tarni, sest et mõned asjad on üldse pausile pandud. Et mis seis praegusel hetkel on? No lääne abi olulisus on muutunud võrreldes veel siin aastaga 2025, eriti veel 2024-2023. Et kindlasti tarnitakse Euroopast jätkuvalt ka seda suurekaliiberilist moona, no võib-olla ka midagi väiksemat. Aga Ukraina on üritanud ka hakata need ise tootma ja siis ka kohati koostöös Euroopa kaitsetööstusega. Nüüd see suurem muutus, mis on toimunud, ongi see, et niisugune otseabi asemel on üritatud siis toetada rahaliselt Euroopa kaitsetööstusettevõtete koostööd Ukraina kaitsetööstusettevõtetega ja toetada Ukraina kaitsetööstusettevõtted just selles, et nad suudaksid iseseisvalt oma kaitsevõimesse nagu panustada. Ja kuna Ukraina riigil rapib raha, siis ongi niimoodi, et selle rahaga on siis kaetud neid ettevõtete tegevust. Nii et selle tõttu nagu need teated nüüd nagu sellest, nagu siin varasemalt me nägime, kus nagu kogu aeg teatati uutest nagu sõjalise tehnika abipakettidest, need on jäänud järjest vähemaks. No siin osaliselt on põhjus ka selles, et need programmid, mis need on kokku lepitud, on pikaajalised, tarned käivad ja sellest lihtsalt ei räägita enam niimoodi. Ja siin aeg-ajalt keegi teatab jälle, et on mingisuguse suurema koguse soomustehnikat andnud ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt nagu Ukraina ei kurda nende asjade puuduse üle. Aga nüüd see on väga oluline on siin see, et väga palju sellise sõjalise abi tähendusest on kadunud, mis nagu varem oli kriitiliselt tähtis.
ja tänu sellele, et siis see drooni pool on nagu niivõrd kiiresti arenenud ja kasvanud ja Ukraina enda avaldatud statistika kohaselt nad praegu hävitavad 90% Venemaa sõduritest hävitavad õhudroonidega. Maismaadroonide osakaal on väga väike ja meredroonide osakaal on ka väga väike selles. Mis tähendab nagu seda, et väga paljusid asju pole enam nagu sellistes kohustes vähemalt nagu vaja, nagu oli varem. Millest on puudus Ukrainal eelkõige? On ikkagi valdavalt on tegemist õhutõrjevahenditega. Ja nüüd siin kriitilise tähendusega on USA-lt saadavad siis need õhutõrjeraketid, mis sobivad Patriot-süsteemidele, on võimelised tabama ballistilisi rakette, mida siis Venemaa kasutab Ukraina ründamiseks. Euroopa on tarninud väga palju õhutõrjesüsteeme, valdavalt Saksamaa, see Prantsusmaa, Itaalia ühine 2 platvormi Norra ja need töötavad ka väga efektiivselt. Nad on väga efektiivsed tiibrakettide hävitamisel ja need peaaegu üldse sihile ei jõua, mida Venemaa siin on teile saatnud, aga ballistiliste raketiga tõesti saab praegu hakkama ainult USA Patriot-süsteem. Ja võt, siin on nüüd nagu küll selline info, et need Euroopa rahastatud on need enamasti need ostud, eks ju, mis nüüd tulevad USA-st Patriot-süsteemidele. Osa neist toodetakse ka Euroopas, vist Saksamaal nendest rakettidest. Ma ei väidan, et nagu Ukraina president on küll teinud siin natukene niisugust lärmisel teemal, aga nagu kuidagi antakse mõistet ikkagi need raketid on praegu kohale jõudnud, mida on nagu vaja olnud, mida on suudetud osta. Omaette probleem on see, et Ukraina tahaks osta rohkem. Ja teine asi, mis nagu Ukrainal selgelt nagu probleemiks on, mis puudu jääb, on siis nüüd, et neil on küll see kaugdrooni võime kogu aeg kasvab, aga tegelikult nad tahaks endale rakette. Ja nüüdseks on selge, et Euroopast neid rakette tõenäoliselt ikkagi kuskilt ei saa, USA-st ka mitte. Me peame siin ükskõik räägime siin Tomahawkidest, millest veel. Ja Ukraina püüab neid ise ehitada. Ja võt siin nüüd ei ole siis need meediakampaaniad, mis siin on olnud siin eelmise aasta sügisel ja edasi, et tegelikult ikkagi ei ole need täitunud, et neid rakette lendab harva ja see on nagu selgelt üks võimelünk, mis on Ukraina. Et selle Ukraina superraketiga ei ole nagu väga palju edasi mindud? No on tõenäoliselt mindud, ta on olemas, aga siin on nüüd 2 küsimust, et millele ei oska nii täpselt vastata, et ühtepidi Ukrainlased andsid mõista, et ühe korra sai selle raketi komplekteerimise tehas sai Vene armee ballistilise raketi rünnakust tabamuse ja selle tõttu nagu see ehitamine jäi venima. Aga ma arvan, et siin see põhjus on pigem nagu selles, et need raketid ikkagi Vene õhukaitse vastu pole osutunud nii efektiivseks, kui vaja oleks. Et rakett maksab ikkagi kokkuvõttes rohkem kui droon ja ütleme see hinna ja efektiivsuse suhe nagu praegu ei ole piisav, et neid rakette lihtsalt niisama nagu teele saata. Veel enne, kui saade ära lõpeb, vaatame korraks ka Iraani sõjale otsa. Et seal nüüd käib enamasti niimoodi, et päeva alguses USA president ütleb, et hakatakse jõudma kokkuleppele ja päeva lõpuks selgub, et kokkulepet ei ole ja ikkagi mitte ükski laev sealt Hormuzi väinast läbi ei tule või äärmisel juhul 1 või 2. Et missugune praegu seal seis on ja millised lootused on? No üks, mis on kindel, on see, et USA rünnakud Iraanile ja Iisraeli rünnakud siis Iraanile on siiski olnud niivõrd ütleme, suurte tagajärgede või tõsiste tagajärgedega see Iraan nüüd ka endale nagu sõjapidamist lubada ei saa. Ja ka Hormuzi väinas toimuv näitab seda, et nad suudavad küll siin oma nii-öelda droonide ja mingite muude vahenditega ka alles jäänud rakettidega siiski šantaseerida nagu kaubalaevu. Aga USA laevu, kes blokeerivad siis Iraani sadamaid, nad ikkagi ei ründa. Kuigi see infosõjas nad üritavad sellist muljet jätta. No see on nüüd selle asja üks pool. Aga teistpidi muidugi USA president tallab nagu selle ühe sama reha peal kogu aeg. Et ta ikkagi nagu kuidagimoodi ei ole läbi hammustanud, et Iraani nagu pidevalt avalikult survestades, ähvardades ja olukorras, kus ta tegelikult on selgelt andnud märku, et ta rohkem ei taha sõjaga jätkata. Et see lihtsalt ei vii sihile. Et kogu aeg tema see lühiajalised taktikad, mis siin nagu tundub, et nagu valitakse, need nagu tühistatakse Iraani poolt. Ja siis tulebki nagu selline ebaproportsionaalne olukord välja, kus seda, et USA on nagu Iraanis sõjaliselt üle, et selles kahtlust ei ole. Aga ta ei ole valmis seda sõjalist jõudu nii palju kasutama, et Iraanil pole nagu alternatiivi.
ja vot nüüd Iraan mängibki nagu selle momendi peale väga osavalt ja kuna näib ka, et USA administratsioonil ei ole nagu sellist ühist välja töötatud tegevuskava või strateegiat, mida nagu üle maailma oleks võimalik nagu niimoodi koordineeritult ja sujuvalt ajada, sellepärast et president muudab meelt iga paari päeva tagant, mõnikord iga päev, mitu korda. No siis on tegelikult see initsiatiiv vaikselt libiseb nagu Iraani kätte. Kuid Iraan on selles mõttes ikkagi tugeva surve all, et ega nad saavad ka aru, et nad peavad USA-le lõpuks tegema mingisuguseid järeleandmisi, aga nüüd praegu käib siis kemplemus selle üle, et kui suur see on tegelikult. Rainer Saks, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Palun. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris uuel nädalal. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.